Tere tulemast vaatama minu kanalit, minu vanad olijad ja jälgijad ja uued, kes te olete esimest korda siia sattunud. Täna teen ma ladumise teemal armastus ja suhted, mida on oodata armastuses ja suhetes. Tegu, minu tüdrukud ja minu poisid, kes te mind vaatate, on kollektiivse ladumisega. See on väga üldine kaardiladumine ja kui see teiega ei resoneeru, ärge pange seda tegema vägisi, sunniviisiliselt ja pange video kinni, minge edasi, minge vaadake järgmist video. Te ei pea vaatama seda, kui ei kõneta, kui ei resoneeru teiega. Ja sellepärast, et ongi, kui te soovite eraladumist, siis kirjutage alati minu meilile, mis on siin selle video all ja auli.maagiline@gmail.com. Ja hakkamegi siis vaatama, mis me siin pikalt jälle heietame ja vaatame siis, mida on oodata armastuses ja suhetes. Ja hakkame siis vaatama, mida siis need kaardid meile siis praegu jutustavad ja võtame siis kollektiivse energia. Ja see ei ole mitte kellegi eraladumine, mitte kellegile eraldi. Ma ei tea, kelle energiat ma siit kinni võtan. Kaardid võtavad läbi minu siis. Nii, mida on oodata armastuses ja suhetes? Ma tänan ka kõike, kes on minu kanalit tellinud, mind laikinud ja kommentaare kirjutanud. Ja ma tõesti tänan teid. Teid ei ole üldse sugugi vähe. Ohohoo, mis siin nüüd siis on? Ma ütlen veel kord, osadel inimestel, see on absoluutselt täiesti kollektiivne lugemine, see on ka ajatu lugemine, ükskõik millal te seda vaatama satute, siis see on just sellel hetkel teile ja ka praegu. Keegi minu vaatajatest on suhetes ja armastuses valikute ees. Päris kindlasti on selles suhtes kolmandad näod, kolmandad osapooled. Ja see suhe praegu on kriisis. Ilmselgelt. Pentaklite 5 ja see on nagu külmunud suhe, külmunud armastus ja keegi on siit sellest suhtest lahkunud. Väga ühesugune stsenaarium tuleb nagu kuidagi kõikide suhete ja millega ma olen siin teinud, aga okei, vaatame, mida näitab siis edasi. Ja kui te ei taha võib-olla edasi vaadata, et see algus ei ole siin eriti roosiline, eks ole, siis palun ärge vaadake. Pange see video kinni, minge järgmise video juurde. Keegi on siin väga sügavalt ja väga suuresti valikute ees. Ja soov on minna. Osad on kindlasti sellest suhtest juba lahkunud. Osad veel siiski mõtlevad, mida edasi teha. Aga te tegelikult ei ole üksi. Teil on selline, teil on nagu sõpruskond ümber või sõbrad on ümber, kes teid tegelikult mõistavad ja kes teid aitavad. Ja ma kordan veel kord, mitte kõikidel ei pruugi olla siin kolmandad osapooled. Aga kuna siia tuli 2-3, siis osadel on see kindlasti niimoodi. Ja keegi on nüüd siin väga tõsised otsused teinud ja tegelikult veel keegi ka siin osad vaatajad kaaluvad. Vaatame edasi.
vaatame edasi, mida on oodata suhetes ja armastuses. Väga üldse tegelikult jah, et ma teen järgmise ladumise, ma luban, mida head on oodata miskis kuskis. et kus või mis, aga vaatame siis siit nüüd edasi, mida on oodata armastuses. Nii, läks paremaks, nii et ei ole midagi siin nii väga hullu. Sa oled, poisid, pöörake ringi, eks ole, väga hea kaart. Tegelikult oled sa naine väga heas kohas oma elus. Ja tuli 2 kuningannat. Müntide kuninganna ja sauade kuninganna. Müntide kuninganna on üks minu lemmikkaarte ja see on väga iseseisev naine. Ta teab alati, mida ta tahab, kuhu ta tahab jõuda ja tavaliselt ta saavutab ka enda eesmärgid. Sauade kuninganna kätkeb endas kirge ja on ka väga äge naine. Kõik kuningad ja kuningannad on tegelikult omamoodi ägedad. Ja siin on nüüd niimoodi, et ma julgen nüüd siin öelda, et kellegi ellu tuleb nüüd küll tunduvalt noorem inimene, tunduvalt noorem poiss, sest siin on, poisid tähistavad ka sõnumit ja siin on siis sauade poiss väga kirglik. Ka väga enesekindel. Vaatamata sellele oma noorusele oskab ta, võib isegi öelda, et seda enda kirge kasutada ja oskab küll armastada. Nii et aga kuskilt maalt oled sina, pentaklite kuninganna, natukene, sa vaatad siia selle poole, selle noormehe poole aga sa oled illusioonides. Ja tema on ka illusioonides. Ja nii et siin tuleb nagu väga raske, kui sa oled armunud, on vaadata kuskile midagi võib-olla nagu kaine pilguga, eriti kui see on alguses. Aga nii et siin tulevad vahele mingid illusioonid, liigsed illusioonid, aga see karikate rüütel toob armastuse. Tuleb küll. Nii et vaatame nüüd võib-olla tõesti niimoodi, et see esimene rida siin on kellelegi, kes hakkavad minema lahku või kes on juba läinud. Ja see teine rida siin on nüüd sellisele kollektiivile, kelle ellu on tulnud või väga-väga lähiajal tuleb nooremapoolne mees. Ma ütleksin, et ikka väga palju noorem mees, sest pentaklite kuninganna on tegelikult suhteliselt, ta on tegelikult, ma võib-olla võin ütelda, et võib-olla üle 40 naine, eks ole. Ja see võib olla siin ikka 10-15 aastat noorem, aga äge. Nii et tuleb, aga ärge, see on nagu hoiatuskaart, ärge laskuge liialt illusioonidesse. Ja sellele sauade kuningannale, tuleb ikka küll ikka väga äge. Tuleb prints valgel hobusel, mis sa siin ikka ütled muud, eks ole, ja toob selle armastuse karika. Nii, siin ma lähen kogusaeks ja vastu ma ei saa aru, mis asi see on. Nii, vaatame nüüd siis edasi, mida on oodata kellelegi suhetes armastuses. Võtke seda tegelikult kui nagu sellist meelelahutust, et te võtate lihtsalt kätte ja kuulate seda ja naudite seda lugemist. Ja ärge siis minge selle esimese rea peale kohe, niimoodi, sest ma ütlen veel kord, see on kollektiiv
ja kollektiivile ja siin ei saagi tulla niimoodi, et ainult ühesugused asjad. Keegi leiab armastuse ja see on nagu mitmes variandis. Keegi leiab armastuse, tuleb prints valgel hobusel, tuleb palju noorem meesterahvas ja poisid pöörata ringi ja esimene on siis kellegile, kes hakkab, eks ole, nagu lahku minema või on juba lahkunud sellest suhtest. Nii, vaatame edasi. See võib puudutada ka esimest, et kui ta lahkub sellest suhtest, siis võib tulla see, mida on siin teises reas. Vaatame edasi, mida toob armastus. Väga suurtes illusioonides on keegi. Siin tuli täpselt selle sama kaardi alla tuli karikate 7 tuli ka siia. Mis on, et see noormees siin ripub täiesti. Ja no rüütlid, no jälle. Nüüd tuli sauade rüütel, eks ole, no ikka mingid noored mehed on ja noh, nooremad. Aga muidugi ma ütlen ka seda, et see võib olla ju ka niimoodi, et inimene võib olla 50-aastaselt, 60-aastaselt. Osad mehed ei saa mitte iialgi täiskasvanuteks ja osad naised samamoodi ei saa ka võib-olla tõesti mingi, ma ei tea. Mul tuleb praegu see ühesõnaga nagu meelde, mul on väga hea meel, et niivõrd erinevates vanustes inimesed vaatavad mind. Mul oli see natukene üllatus, sest ma sain kirja soovi eraladumiseks ühelt proualt, kes ütles, et ta on 75-aastane. Ma tervitan sind, kui sa mind vaatad praegu ka seda ladumist. Super, tõesti, ma kindlasti vastan sulle, aga praegu mul lihtsalt ei ole, mul on veidikene järjekord siin ees ja nädalavahetus on mul kooriga laululaager, nii et ma olen ühesõnaga nii, et ma saan ilmselt hakata sellega tegelema alles järgmisel nädalal. Aga noh, see selleks. Tuli siis mõõkade äss. Uued algused on tulemas, aga palun vabanega nendest illusioonidest. Karikate 7 ja siin on karikate 7. Keegi on ikka väga suurtes illusioonides ja üldse niimoodi. Ja pakutakse tegelikult, teile tulevad uued võimalused, aga millegi pärast istuta väga minevikus ja te näete nagu seda, mis on tegelikult nagu, mis on nagu läinud, aga siin on äss, see on täiesti, mõõkade äss on täiesti uus algus, absoluutselt täiesti uus algus, täiesti puhtalt lehelt. Aga te vaatate ikkagi tagasi nende illusioonide poole, olete illusioonides, mõtlete ainult nendele karikatele, mis tegelikult on ikkagi püsti need 3 tükki, aga nad on tühjad. Ja te ei näe seda, mis on nii ühes käe ulatuses. Ja tuli sauade rüütel, karikate rüütlite alla, armastuse rüütli alla, tuli kirerüütel. Oi, mõnel läheb ikka küll, ikka väga suureks kireks siin ja, aga tulge oma illusioonist, ärge, kui see tuleb, see kirg tuleb ja veel kord tuleb. Väga ägedad kirekaardid on siin, kõik sauad on alati, tahtejõud, kirg ja ärge uputage ennast ära sinna illusioonidesse ja muidugi, kui tuleb prints valgel hobusel, oleks ole, no loomulikult igaüks vist kukuks nendesse illusioonidesse. Aga võib-olla see äss siin ka nagu on väikseks hoiatuseks, et võtke nagu reaalselt seda elu, et noh, et muutke oma elu ja kõik, aga ja noh, muidugi, kes ei taha rasedaks jääda, palun kasutage vahendeid. Kes tahab rasedaks jääda, on väga paljud saavad kingituse ka lapse näol. Sest keisrinna on alati kõikidel kaartidel rase tootub last. Ja see ongi niimoodi. Ja keisrinna ja läbi selle
armastuse tegelikult, mis siin, esimene rida oli natukene masendav ja ma loodan väga, et mind vaadatakse edasi, sest see, mis siin edasi tuli, noh, see on juba päris okei. Ja tänu pole sellele te puhkate õide. Te puhkate tõeliselt õide, aga tulge nendest illusioonidest välja ja tõesti väga ilus armastus ootab tõesti ees osasid päris kindlasti. Nii, vaatame edasi, aga illusioonid jah, et kui tuleb 2 ja 11 alla veel täpselt ja aga noh, rüütlid ja hobused ja poisid ja ikka sellised nooremapoolsed isikud tulevad siia. Jälle korduv kaart, siin on nii palju korduvaid kaarte, siin on see müntide 3 ja see on ka müntide 3, vaatame edasi, mille kõrvale nad jäävad. Ja tulebki üks armastuse kuningas. No mida sa veel tahad siis öelda, eks ole, sõnaga. Armastuse kuningas on karikate kuningas. No, siin ei ole üldse midagi. No jah, mis siin ikka siis öelda? Näete, on korduvad kaardid. Ei ole, see on mõõkade, vabandust, see oli karikate siin, aga 4. Nii. Natukene on saladusi. Natukene tuleb saladusi. Aga no ma ütleksin, et osadel peavad tegema oma valikud. Sellepärast, et armastuse kuningas ja kire kuningas. Ja 3 on siin ka jälle, need olid ka nagu 3 on ka tegelikult valikute kaart. Ja müntide 3 ongi niimoodi nagu, ma ei tea, kas osadel on kindlasti nüüd armastus tööpostil või armastus sõpruskonnas kuskil. Niimoodi, et see on nüüd see müntide 3. Ja keegi siin nüüd vaatab ülevalt, eks ole, ja vaatab siis seda 2 naisset alt. Aga noh, see võib olla ka vastupidine olukord ja see ei pruugi olla 3. nägu. Aga noh, tuleb, aga natukene on saladusi siin küll tegelikult ja noh, maag on alati tegelikult siukene natukene endasse tõmbunud aga samas on ka tegelikult, kuna maag on kõige esimene, siis see tähendab ka tegelikult, 0, eks ole, aga esimene suure arkaani kaart ja tegelikult mina olen seda pidanud ka, kõik võimalused on olemas. Selle maagi käes on karikad, mõõgad, sauad. Ja karikad, mõõgad, sauad. Issand. Äppikene. Ei tule nüüd üldse see. Ja mündid. Issand, ma hakkasin praegu mõtlema, mis see 4 on. No täitsa lõpp. Jään nüüd vaatama seda kaarte siin ja siis ei tule kõik meelde. Nii, ja ongi, et kõik võimalused on tegelikult olemas. Haarake nendest võimalustest kinni ja ärge nähke seda, mis on minevik, mis on maha kukkunud, vaid vaadake otsa sinna. Teile antakse kõik võimalused ja siin oli ka S, eks ole. Teile antakse võimalused, antakse see karikate kuningas ja sauade kuningas. Nii et kirg, armastus. No ma ei tea, mis saab veel varem olla, eks ole. Kuigi te tahate natukene ennast peita sinna, kuskile ära, et te olete ilmselt oma minevikus ikkagi te olete haiget saanud, võib-olla see esimene rida siin, eks ole. Ja siis te nagu ei julge sellest pesast välja tulla ja te kardate veel haiget saada. Aga see, mis siin kõik on ja täpselt ja kasutage seda need maagi poolt antud 4 võimalust, eks ole. Karikad, sauad, mõõgad ja mündid. Vaat nii, sellepärast, et maagilaual on kõik need variandid. Hästi ilus. Oi, mulle meeldib. Mulle nüüd meeldib väga see. Esimene rida oli küll natukene, ma mõtlesin, et issand, mis siit nüüd jälle tuleb. Aga väga head tulevad ja keegi seisab tõesti valikute ees. Kellelgi on valida 2 mehe vahel.
poisid, pöörake ringi, kellelgi on valida 2 naise vahel. nii see on, seepärast, et siin tuli ju ka 2 siin on ka kuninganna, eks ole, pentaklite kuninganna ja sauade kuninganna, nii et täpselt võib-olla kellelgi mehel on valida 2 naise vahel ja kellelgi naisel on valida 2 mehe vahel. Teate, valikud on tunduvalt paremad, kui üldse mitte midagi ei ole, eks ole. Nii et ma arvan, et te saate sellest kõik aru. Nii, vaatame natukene siis veel edasi. Ma kasutan seekord ainult seda 3 kaardipakki ja väga äge. Aga kolmandaid osapooli siin on tegelikult jah, sest 3 kaarti on välja tulnud. Mis ootab ees armastuses ja suhetes? Nüüd tuli lõpuks see mõõkade kuningas ka välja. 3 kuningat on juba välja tulnud. Jah, maagi alla tuli natukene neid saladusi. Nüüd teil tuleb jah, sest kuu on ka alati varjatud pool ja kuu on saladus. Aga võimalus oma plaane täiustada täpsete juhiste saamiseks kuulama intuitsiooni. Seisa oma hirmudele vastu ja saa tugevaks. Ära karda, mine edasi. Ma ei tea inimest, kes ei oleks võib-olla oma minevikus haiget saanud ükskõik millistes suhete vallas. Ma ei usu seda. Sellist inimest ei ole olemas, aga me ei saa jääda sinna mineviku valusse istuma, eks ole, ühesõnaga. Ja sealt tuleb kas ära minna ja kui uus algus tuleb, ärge palun alustage uusi suhteid Jumala eest sellega, et nagunii lõpeb ära või nagunii tuleb täpselt samasugune. Ja kui te mõtlete niimoodi, siis tulebki ja siis lõpebki kõik ära, eks ole. Sest inimene ju manifesteerib endale ju selliseid asju, selliseid olukordi. Tuli nüüd ka siis mõõkade kuningas. Põhimõtteline, ratsionaalne, ambitsioonikas, austatud. Tarkus ja objektiivsus on praegu olulised ja ausaks olukord, mis vajab ausat ja avatud suhtlust. Ma ei tea, kellelgi on siin võib-olla kolm meest, aga igastahes väga suured valikud. Ja nüüd tuli meile ka karikate 5, mis on tegelikult ikkagi ka natukene kriisikaart. Kõik juhtub põhjusega. Vabasta kahetsus ja võta vastu võimalused õnneks. Leia asjas hea külg. Ma arvan, et see peegeldab nüüd seda esimest rida. 5 on alati kriis. 5 on alati kriis ja kui ta on karikate 5, siis on see suhetes. Ma loodan, et see puudutab seda esimest rida siin, et kui keegi on nüüd lahkunud sellest suhtest, kui keegi on valikud teinud, kui selles suhtes on olnud, ilmselt on olnud 3 osapool, eks ole, siis väga raske on ju öelda, et kõik juhtub põhjusega, eks ole, aga tegelikult on see nii. Ja vabasta kahetsus ja võta vastu võimalused õnneks. Kuulge, poisid, tüdrukud, see, mis siin nüüd ülejäänud ridades tuli, siin on karikad, eks ole, ma ütlen veel kord, rüütlid valgel hobusel, mingid noormehed, mingi väga elav kommunikatsioon hakkab toimuma ühesõnaga ja karikate ja kirgede ma ei tea, mis saab veel parem olla, aga niimoodi. Aga kellelgi, mitte kõikidel ei pruugi see olla, eks ole, ühesõnaga, on küll tegelikult, sest neid 3 kaarti ja pentaklit 3, veel 2 seda korduvat kaarti. Keegi peab tegema siin nüüd küll oma valikud, mis tuli esimeses reas, eks ole, ja valida seal võib-olla 2 naise või 2 mehe vahel, eks ole. Te peate need valikud tegema, sest kui teie valikut ei tee, siis läheb kõik vanna rada viisi edasi. Nii, ma võtaksin siit veel paar kaarti. Ja siis vaatame, hakkame nüüd siis vaikselt viisi lõpetama ka, sellepärast et ärme venitasin väga pikaks, aga nädalavahetus on tulemas ja siis inimesed pole rohkem pühenduvad ennast siia kaardi vaatamisele. Nii, võtame siit veel, mis on oodata armastuses. Soovide täitumine. Karikate 9, soovi midagi, unistused täituvad. Elurõõmus aeg.
ma arvan, et ikka enamusi, kes te mind nüüd vaatate siin, ootab ees tõesti väga suured muutused tulevad need poisid, tulevad need tüdrukud, kõik tuleb ja ja jälle tuli karikate kuningas. Teate, ma lõpetan selle kaardiga ära, sellepärast, et see on jälle niivõrd hea. Soe, helde, auväärne, elegantne, jah, võid julgelt usaldada, oskus saavutada palju asju ühe korraga, järgi oma loomingulist kirge. See on seesama kaart siin, ma otsin selle üles. See on üks ja sama. No mis saab veel paremat olla? Mingisugused väiksed kriisikesed kellelgi siin nagu on, ja mingid saladused, aga alustage. Ja kui te näiteks peate tegema valikud, siis kuulake oma südant. Ärge mõelge üle. Ja kui te hakkate mõtlema üle, siis mõelge niimoodi, et need on, öelge iseendale, et need on ainult minu mõtted. Ja kui te hakkate oma valikuid tegema, siis laskuge südame keskusesse ja tehke need valikud oma südame järgi, sest süda teab alati, mis on õige ja kes on õige. Tuleb see armastuse kuningas, tuleb ja toob need tõelised tunded väga paljudele minu vaatajatele, kellegile päris kindlasti. Ärge laske heidutada, ma loodan, mu poisid ja tüdrukud, et te vaatasite selle ikka lõpuni, et te sellest esimesest reast ei lasknud hirmul enda üle valitseda. Tegu oli kollektiivse ladumisega. Kui te soovite eraladumist, võtke minuga ühendust. Tegu on ajatuga, ükskõik millal te võtate lahti selle video ja kuulate, siis järelikult on siin midagi teie jaoks. Kui see ei sobi teiega, ärge palun vaadake, ärge pange mitte midagi. Vägisi, ärge pressige ennast nendesse, sest ka seda te tunnete ära, et kas see on minu jaoks või ei ole. Imelist novembrikuud, mis on kohe algamas homme ja ilusat sügist veel, sest sügis veel kestab. Ja nautige tegelikult ka elu, sest kõik see, mis on meile antud, on meile antud põhjusega. Ole nauli ja kõik head. Ja kohtume juba õige varsti järgmises videos.